Tere, mina olen Kellu ja täna räägime sellisest vahvast smuutist nagu on pirni kiivi smuuti spiruliinaga ja see on niisugune hästi orgaaniline, ilusad märgid on peal, et on kiudaineallikas, spiruliina on siin sees, ei ole värvaineid, maitseaineid ja säilitusaineid, siuksed, mis on tehislikud ja ei ole mingisugust kontsentraati, et ei ole kontsentreeritud toodetest tehtud. Väga lahe. Minule meeldib ta sellepärast, et esiteks ta on niisugune käest nagu vahva, et on hea pista kotti, ta on hästi kerge, on niisugune fleksi materjal ehk paindub hästi ja ma kujutan ette, et lastel on seda hästi mõnus võtta kuskile lõunasöögi kõrvale kaasa näiteks, et ta on niisugune hästi hea seal, võt nii, hästi hea kotti panna. Nii, kõigepealt teeme lahti appi. Ma enne just kiitsin, et nagu lastele sobib, aga see kork praegu tuli küll karmilt lahti. Võt siukene. Ökomärgis on siin peal. Lõhnab pirniselt. Nii, paneme ta siia sisse. Võtame ühe kõrre ka kohe. No, nagu näha, selline, no ma ei tea, õunapüree on sama värvi, siuke natuke pruunikas, natuke kollakas. Esimene asi, tuletabki õunapüreed mulle meelde, siis siin on nagu mingid muud tükid veel sees. Ma ei tea, milline see spiruliina on, spiruliina pidi vetikas olema. Nii et võib-olla selle tükid. Aga jah, siuke nagu värske õunapirni mingi püree. Vaata, mis siin sees on. On ökoloogiline pirnipüree 65%, no arusaadav. Hoopis tükis kiivipüree 20%. Ja siis on veel banaanipüree ja spiruliina. Väga hea. Ehk siis pirn ja kiivi tekitavad korraga kokku siukse õunamaitselist. Aga see on väga hea, mul meeldib, ta on värske. Ta on natuke siuke paksem ja tummisem smuuti. Ma oleks pidanud siia võtma vist suurema kõrre, aga see maitseb väga hästi. Ehk siis mõnusalt püreene, tummine, natukene happukas, siukse värske maitsega. Minu jaoks pigem õuna ja pirni moodi, aga tegelikkuses ta on hoopis pirn ja kiivi. Ja siuksed väiksed lahedad tükikesed on siin sees. Need mulle väga meeldib. Nii, aga nüüd vaatame. Nii palju siis smushi joomisest koos kõrrega. Aga nüüd vaatame siis, mis selle sees on. Nii. Ja ta kiidetakse siin, et ta on siis naturaalne, eks ju. Ja siin on veel kaera helbed sees. On jah? Ongi, kaera helbed on sees. Ehk siis pirn, kiivi, banaan, kaera helbed. Isegi münt on ja natukene spiruliinat. Ja kui sa siin mõtled, et miks ma siin niimoodi kokutan või kas ma ei ole vaadanud varem, jah ei vaadanud, et mulle meeldib päris sageli teha niimoodi, et ma proovin seda asja otse nii-öelda kaamera ees ja ma ei ole sellega varem tegelenud, ma tahaks sellist ehedat arvamust ja sisse saada. Nii, aga okei. Ja siin kiidetakse veel täis tuubitud pakendit, jah, tõsi. See on täiesti nagu, no praegu on veits õhku, aga ta oli suht siiamaani täis. Nii et sa saad kõik siit seest kätte ja siis ta läheb niimoodi, ma ühte smuusit juba proovisin, see oli peedi oma. Ta läheb täiesti nagu siledaks, lamedaks. Nii et seda on päris hea pärast ära visata. Niimoodi. Aga koostist me just siin vaatasime, rääkisime ja siis on selline 70 kilokalorit. Ja mis sa siit saad, on põhimõtteliselt puuvilja suhkrut, eks ju. Midagi muud eriti rohkem ei ole. Nii, aga
hind oli tal 2,29, päris korralikult kallis, kui me vaatame muid smuutisid, siis pail on küll kontsentreeritud toorained siin sees on ju, aga ta on odavam, ta on ka suhteliselt nagu suurem kogus on sellel, 280 milli, sellel on 170 on ju, ja siin on teisi smuutisid veel, mis näiteks Aural on liitrine 2,99 ja see on minu meelest üks nagu kallimaid, et siin ka 2,29, aga siin on ka 210 grammi. Nii et hinna poolest siis teistega konkureerida ei suuda, küll aga on väga head sellel nagu maitsed. Et see, et ta süke paks on, süke mõnus. Ja siis ma vaatasin siis huvi pärast, et kuna tihtipeale me sööme asju ja me ei mõtle, mis siin sees on, et siis ma vaatasin järgi, kiivi on väga hea C-vitamiiniallikas. Ja siin on veel igasuguseid muid häid asju, näiteks A-vitamiin, D, kaltsium, kaalium on ju rauaühendid, et päris vägev värk, ma panen selle lingi pärast video alla, et sa võid seda lugeda. Siis ma vaatasin, et kus mul siin on apelsin, aprikos, noh, banaan. Banaanis on ka väga palju asju on ju. Banaan langetab vererõhku, kolesterooli sisaldust, võib ennetada maksapõletikut, siin on päris palju asju, kaalium, magneesium on ju, kõik siuksed hästi olulised asjad organismile, et kestva vaimse töö puhul, näiteks lastel, kui nad koolis on, nendel saab energia otsa ja mõttetööle ja ajul on väga palju energiat vaja, siis banaan on hästi hea, siis pikal teekonnal autoga sõites banaan on hästi hea süüa, sportlaste jaoks ja nii edasi. Siin on veel muid asju, mida kõike võiks lugeda. Ja siis ma leidsin kohe artikli, kus öeldakse, et banaani hommikul ära söö, sellepärast, et ta viskab su veresuhkru üles ja pärast sa oled paari tunni pärast veel rohkem väsinud kui enne. Aga ta soovitab siin, et söö millegagi koos, näiteks puder, kaerahelbed või mingi muu asi, mis aitavad sul nagu neid aeglaseid süsivesikuid organismi saada ja siis see veresuhkru tase ei kõigu nii palju. Päris lähe, aga siis spiruliina, siukene vetikakoll, mis pidi olema hästi kasulik ja näiteks kolesterooli langetamise kontrolli all hoidmise jaoks ka. Aga siin öeldakse samamoodi, et kui organism on nõrk, siis ja spiruliina võib näiteks vahel olla saastunud teise vetikaliigiga, et siis mõnel juhul võib see põhjustada peavalu, lihasvalusid, higistamist, unetust, siukseid allergilisi reaktsioone. Nii et väga kergete killaste spiruliina siin sees siis ei ole. Aga nüüd paneme sellele värgile kõigele hinde ja vaatame, mis ta saab. Minul on siis enda mõeldud väikene skaala, et ma oskaksin asjadele hinnanguid anda ja selle järgi, mida ma väärtustan ja mida ma oluliseks pean, nii et see ei ole nüüd mingisugune Terviseameti või mis skaala on ju, aga lihtsalt, et nagu asjadest paremini aru saada, siukene skaala. Aga esimene siis punkt, mida hinnata on siis asja tervislikkus, nii-öelda tootena või tootekategooria mõttes ja kuna ta on öko, siin ei ole lisaained, säilitusaineid, mitte midagi ei ole, isegi kontsentreeritud koostisosasid ei ole, ökomärgis on peal, siis päris lähe. Paneme sellele näiteks, paneme 7 punkti. Ja siis üleüldises mõttes, kui tervislik see asi on, siis ma enne just lugesin, vaatasin, et siin on siuksed ümbertöötlemise märgised peal ja siin on siuke nagu PP märk ja see on looduses halvasti lagunev, ehk siis see kork ei lagune väga hästi ja see pakend ei lagune ka väga hästi. Ja see tähendab seda, et seda saab ümbertöödelda küll, aga seda kasutatakse näiteks harjade tegemisel ja akude ümbriseks ja nii edasi, nii et ta läheb ühest halvasti kasutatavast materjalist teise halvasti kasutatavaks materjaliks. Et see nüüd päris hea ei ole,
et sellepärast ma paneks talle kehvemad hinded. Paneme 4 ja hind ma mõtlesin, et paneks 5, sest ma enne just rääkisin, et ta on kallis, kogus on palju väiksem, hind on palju kõrgem. Ta on muidugi äge, ta on kihvt pakend ja lahe nagu see idee siin asjal, ma seda väga toetan, aga just, et no ta väga nagu, ma ei näe põhjust, miks see hind peaks olema kõrgem kui teistel smuutidel näiteks. Nii, ja siis maitse on väga lahe. Maitse, nagu ma ütlesin, et minu jaoks ta oli rohkem nagu selline pirn ja õun ja siuke püreekas. Ja see spiruliina mind isegi seal sees nagu nii väga ei seganud ja ma ei tundnud väga palju kaerahelbeid ka seal üldse. Et maitse on selline lihtne, aga ometi ma arvan, et võiks paljudele inimestele meeldida. Natukene hapukas ja siuke särtsakas ja väske. Nii et paneme 7 sellele. Nii, ja üleüldine väärtus asjal. No, ma arvan, et sa saad siit oma smuutisu täis. Sul on mõnus seda juua enne trenni, pärast trenni ajal näiteks, toitude alla peale vahele, lastele kaasa anda. Ja no paneme üleüldiseks väärtuseks. Kuna ta on ükses pakendis, mida on raske uuesti töödelda, paneme 6. Nii. Ja nüüd arvutame kokku, mis ta saab. (5,8) selline tubli keskmine tulemus. Aga meie näeme teiega juba üsna pea uute toredate põnevate asjade ja maitsetega. Tšau!